ja mina ka kartsin, ma iga kord kardan, kui ma lähen kuhugi keeltekooli üksinda mingi seljakotiga, kes teab kuhu. See on hirmus, aga tegelikult alati see tasub ennast ära, sellepärast et see on selline isiklik areng ja need on sellised mälestused, mida sa ei saa mitte mingit muud moodi. Annyeonghaseyo, tere kõigile. Tervitused Seoulist ja Lõuna-Koreast. Mina olen Mari Vaarbu ja ma olen hetkel õppimas siin Seoulis keeltekoolis, LTL keeltekoolis korea keelt. Ja tegelikult see ei ole mu esimene kord LTL koolis. See on minu 3. aasta. Ma olen iga suvi, 2 eelnevat suve ja selle suve olnud LTL koolis õppimas eri keeli. Kui sa oled Eestis või kuskil koha peal, sa pead olema selles riigis ja kui sa räägid nende kohalike inimestega, sa õpid tundma nende kombeid, kultuuri, nende käitumismustreid, nende mõtteviisi. See on väga paeluv, mind väga huvitab inimpsühholoogia ja mis huvitab väga ka, miks Aasias elatakse, kuidas elatakse, mis inimeste peas toimub, miks nad on, nagu nad on. Ja neid vastuseid ei saa ainult sotsiaalmeediast või internetist. Sa saad need vastused, kui sa kohtud nende kohalike inimestega ja saad nendega sõpradeks ja räägid nendega. Mulle väga meeldivad sellised sügavad vestlused ja järjekordselt väga super kool. Mu grupitundide õpetaja on lihtsalt imeline, ta teeb nii mitmekülgset tööd, ta võtab väga arvesse, mis meid huvitab. Üks mu parimatest õpetajatest, ma võiksin öelda siin Seoulis. Ja me õpime sõnavara, väga head materjalid, kus on pildid, värvid. Ma olen visuaalne õppija, sellepärast sellised pildid mulle väga sobivad, et ma saan sõnavarast paremini õppida. Siis meil on igast kirjutamisülesandeid, siis me vestleme väga palju, õpime grammatikat, aga mitte lihtsalt kuiva grammatikat, et me teeme seda voolujooneliselt, nii et samaaegselt sa saad harjutada rääkimist, kirjutamist ja lõpptulemus on see, et paari nädalaga sa arened väga palju. Et mu korea keel, mis ma olin, ma oskasin lugeda mõned sõnad natukene, väga rääkida ei julgenud. Ja siis ma tegin individuaaltunde ka ja kuna ma tegelikult töötan arstina, ma olen südamearst, siis ma soovisin õppida ka meditsiini sõnavara ja minu individuaaltunni õpetaja. Ja siis on igasugused sotsiaalprogramme, nii et põhimõtteliselt õpilastega koos saab minna kohalikku paleesse, panna selga selle hanbok rahvariide, korea rahvariide, siis meil on olnud karaokeõhtuid, siis on erinevaid barbecue grillimisõhtuid, igasugused käsitööasju, muuseumeid, nimetavaid, nii et põhimõtteliselt sul on kogu aeg sotsiaalprogramm olemas, ise saad otsustada, kas sa tahad osaleda või mitte. Ja siin õhkkond on väga hea, et kõik on teretulnud ja keegi ei kiusa ja üheskoos rõõmsalt teeme asju ja toetame ja aitame teistel areneda korea keele osas ja suurepärased õpetajad väga toetavad, võtavad väga arvesse, mis sind huvitab, mis on raske, mis on kerge, kuidas sa sooviksid õppida, kui mingi mure alati saab rääkida. Kool annab sulle õpikud. Ja siis väga tähtis küsimus, kes võib tulla LTL keeltekooli? Et kas seal on mingi vanusepiirang ka? Ma arvasin alati, et on vanusepiirang, et sa pead olema alla 18 aastane ja siis pärast seda mitte midagi jääb ei toimu elus. Aga tegelikult ei. Tegelikult siin on olemas summer camp, ehk siis noortele, lastele mõeldud suveprogramm, kus saab osaleda. Ja ei pea olema täisealine, aga siis kui on inimene täisealine, siis nende jaoks on täiskasvanute kool ja seal põhimõtteliselt, kui sa oled üle 16 aastane, nii kaua kuni elad, umbes 95 aastasena võid ka tulla siia, et siin ei ole mitte mingit vanusepiirangut. Siin ei ole mitte mingit usulisi piiranguid, nahavärvi piiranguid, sugu, kas sa oled mees või naine, ei ole vahet, kõiki aktsepteerides, kõik on teretulnud siia, siis see perekord, see on nii suur ja turvaline, et põhimõtteliselt kõik juba teadsid, kui Lõuna-Koreas, et ma olen tulemas, et kuigi ma olen paar aastat tagasi Hiinas olnud, siis juba Jaapanis tead, et ma olen tulemas ja see vastuvõtt on alati nii soe ja südamlik ja sõbralik, nii et soovitan soojalt, et ärge kartke, julgus kokku ja lihtsalt tehke ära.